Tere! Oleme Pere ja kodu saatega eetris ja täna me räägime meeste vaimsest tervisest. Selleks on mul saates külaline Silver Kleiman-Leiman. Tere, Silver! Tere! Kes on kogemusnõustaja ja tervevaim.ee veebilehe looja ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. No on november ja on juba pikemat aega traditsiooniks, et me räägime novembris meeste tervisest ja küsiks selle alustuseks kohe, et mis selle tervisega siis lahti on? Ma arvan, et see on hästi palju tähelepanu saama hakanud, sest meil on tehnoloogiliselt võimalik kasutada igasuguseid meediume, kus avaldada kas arvamust, jagada kogemusi ja see siis ilmselt ka on tekitanud selle ilusa tähelepanu. Et lõpuks me julgeme ka sellest nagu rääkida, et on ju tükk aega olnud see kuskil nagu elevant elutoas, et kõik teevad nägu, et seda pole. Kuigi ütleme nii, et novembris on meeste tervisele pühendatud küll tähelepanu ja ma siin hiljuti lugesin just Kaitseministeeriumi sloganit, mis ütles, et mehed vormi ja nad mõtlesid seda just füüsilise vormi hoidmist. Kuidas mees oma vaimset tervist võiks hoida? Need kaks ju tegelikult käivad omavahel väga kokku. Aga see ju piisab sellest? Selles osas, kui ma juba liigutan ennast natukenegi füüsiliselt või siis teen trenni, siis see aitab mulle nii palju kaasa, sest ma ju saan aru läbi trenni või läbi füüsilise pingutuse, kus on minu need tegelikult piirid, millist stressi ma talun, millist pinget ma talun ja samal ajal kõik need endorfiinid, mis vabanevad ja mis tekitavad selle hea tunde. Milliste murede või küsimustega üldse sinu poole pöörduvad kliendid? Kusjuures see on tegelikult päris lai amploa? Jah, kui nii öelda, sellepärast, et kõigepealt üldse nagu vaimne tervis tervikuna, et millised on näiteks need sümptomid, mured sümptomite osas ja samal ajal ka see on, et tegelikult siiamaani on natukene selline infosulg, et inimene ei tea, kuhu pöörduda, samas on ka selline tunne, et näiteks häbi natukene või selline tunne, et ta on üksi, vajab juhendamist veidikene ja siis muidugi minu enda diagnoosiga pöördutakse põhiliselt, et ongi depressioon ja siis ärevushäire. Kuidas üldse jõudsid selle kogemusnõustaja juurde või kes või mis on kogemusnõustaja? No, kogemusnõustaja on siis see inimene, kes on midagi ise läbi elanud, näiteks siis minu puhul depressioon ja ärevushäire. Ta on suutnud siis sellest taastuda, kasutades kas siis professionaalset abi või siis taastuda ise, aga seal ongi see oluline lüli, et inimene peab minema ka siis õppima seda, et ehk siis vastav haridus saada ja siis riikliku õppekava järgi on erinevad asutused, kes siin seda koolitust teevad ja kogemusnõustaja on siis inimene, kes siis oma kogemuse põhjal oskab inimest toetada, küll ta ei asenda ei psühholoogi, ei psühhiaatrit, vaid ta on lihtsalt üks selle terviku üks lüli, kes siis aitab näiteks inimest suunata või juhtida või lihtsalt olla olemas, kui näiteks ongi järjekorrad pikad. Aga mis mind ennast inspireeris kogemusnõustajaks saama, oligi see, et ma oleks ju endale peaaegu lõpu peale teinud ja ma ei taha, et mitte keegi teine sellist asja peaks läbi elama ja kuna mul hakkas ka vaikselt parem, siis üks sõbranna tutvustas mulle seda terminit kogemusnõustaja ja sealt see huvi tekkis ja siis ma võtsin selle enda nagu südameasjaks. Silver, aga kuidas sul tekkis sellest surnud punktist üleminek, mille kohta sa ütled praegu nii nagu lihtsalt või lühidalt, et hakkas parem? Seal taga on ju kindlasti mingid väga olulised muutused. Seal taga on tõesti olulised muutused, sest kõigepealt ma ei saa ennast ju terveks mõelda. Minul, et läheks paremaks, see tugineb suuresti minu enda tegutsemisele. Ma pean päris palju asju enda elus muutma ja samal ajal ka uurima, miks ma üldse sinna depressiooni langesin või mis selle valu põhjustaja nagu on. Ja eks see ei olnud nagu selline sirgjooneline tõus, seal oli ka päris mitu allakäiku, tagasilangused ja olingi sellisest punktist, kus täiesti must auk ja oleksingi ise peaaegu otsa saanud ja siis sellel momendil just saad aru tegelikult, kui väga tahad elada ja kui ilus tegelikult on elu. Ja sealt see arusaam tuli, et asi on suuresti minus endas, et jah, ravimid aitavad, psühholoog aitab, psühhiaater aitab samamoodi, aga selle 90% tööst peame ikkagi ise ära tegema. Aga sind kuuldes ma tajun, et sa oled tõesti, nagu öeldakse, sellest sügavast põrgust läbi käinud ja saadki inimestele avada
seda toe päris poolt, mitte nii, nagu me tavaliselt ju kipume inimestele ütlema, et miks sa nii pessimistlik oled või ole lõbusam. Ja, et nendest soovitustest ei ole paraku abi. Noh, mõtteviis on ju, see aitab juba kaasa tegelikult usk samuti ja samamoodi ka lootuseks ole, kuid kannatlikkus, enesearmastus, selline kaastundlikkus iseenda suhtes ja samal ajal ka see veidike see ego allasurumine ka natukene või sellest nagu loobumine, et kõiges ei pea üksi hakkama saama, et kui tõesti ise ei jõua, siis on just see hetk, et pöördudagi vastav abi poole. Mulle meeldib selline väljend, mida vist vähe Eesti ühiskonnas kasutatakse, on selline psühhohügeen. Et me oleme harjunud käsi pesema ja pärast COVID-et eriti veel ütlesid arstid ka, et kõhuviirused jäid palju vähemaks, sest inimesed hakkasid tõesti enda sellise välise hügieeni eest rohkem hoolt kanda, aga see, et me psüühiliselt oleksime terved või et me ei reostaks ennast ise oma mõtetega, eks on ju, ei teeks ise endale liiga, selle peale ei tulda. Jaa, see on ju jällegi selline elementaarne osa, eks ole, aga ma pakun, et nagu mul endal oli, et tekib selline mitte lohakus justkui, aga selline aktsepteerimine, et okei, mul täna läks nüüd enda eest hoolitsemine meelest, ma teen sulle nüüd mõni teine päev järgi, aga siis tuleb uus kohustus, võib-olla mingi uus stressiallikas ja aeg on ju üks oluline osa ja tihti on see, et meil ei ole aega, aeg on raha ja mida vähem aega mul on, seda vähem raha mul on ja samas see olulisus just nendel lihtsatel tegevustel, mis nagu toetavad nii vaimselt kui ka füüsiliselt just see väljalülitamine ja need on nagu nii tillukesed, aga samas nad omavad nagu hästi suurt jõudu, kui teha neid järjepidevalt. No muidugi selle depressiooniga on nagu, kuidas sellega väga triki koht on see, et ta tuleb nii vaikselt ja sa ei saa arugi, et sa võid olla juba väga sügavalt sisse mässunud ja siis sealt esiteks, et endale teadvustada, leppida sellega, öelda see välja enda sees, et see on vist päris keeruline. See märkamine tõesti, kui ta ei ole varem olnud. No me kõik tunneme ju kurbust, me tunneme masendust, võib-olla mõni meist tunneb ka vastavalt ilmale enda täislaetust või niisugust energiat, eks ole. Ja mis on nagu selle depressiooni puhul keeruline, on see, et ma ju näen iseenda elu ja kulgemist üldse läbi oma enda silmade. Ja ma olen kogu aeg siin kehas sees, eks ole. Aga kui ma näiteks kedagi teist vaatan, ma näen võib-olla inimene tujust ära, ma näen võib-olla, et midagi võib-olla on hingel, eks ole. Aga enda puhul on seda keeruline teha, sest seda on vaja nagu, seda suurt emotsiooni oleks vaja, mida ma saan alles märgata, sellist järeldust teha. Aga sageli, kas ei ole niimoodi, Silver, et ise kui inimene siis, ütleme, on need tujulangused ja ta ärritub kergesti, ega ta ei saa ju aru, et see ärritus on tema sees, talle tundub, et need teised teevad selleks, ta ise on ikka endiselt see nunnu, eks on ju, või see tore ja heatahtlik ja kannatlik, aga nad teised pagan ajavad selle närvi mustaks. Et millal tuleb nagu see häirekill, aga mina olen see, kes ärritub. Jah. See on nagu mul üks hea sõber Priit ütles, et kui ma näitan näpuga kellegi peale, siis 3 sõrme näitavad minu enda suunas vastu tagasi. Aga selles mõttes jah, alguses võib-olla ongi see, et ise enda arust teed ju kõik õigesti. Oled kohusetundlik, pingutad, näed vaeva, oled tubli, aga kuskilt on ju, stress on selles mõttes hea, ärevus on ka vajalik, et meil asjad püsiks meelest. Aga kui kuskil on midagi liiga palju, eks ole, siis kuskilt võib midagi järgi anda, et ärritungi näiteks rohkem või võtan rohkem hinge, solvun, kuidas iganes on ju. Juba sellised väiksed asjad, mis hakkavad mõjutama. Või käin näiteks 10 korda kontrollimas, kas ma panin ikka ukse lukku. See võib ka olla mingites muudes asjades. Ja mis iganes, eks on ju, mõni peseb hästi tihti käsi, eks kogu aeg, ja. Aga kui, ütleme niimoodi, et seda füüsilist haigust on nagu üldiselt kergem märgata enda juures. Kuigi on ka palju, ütleme, mehi, kes keelduvad tunnistamast mõnda terviseviga aga kordades keerulisem on ju vaimse tervise probleemi märkamine, et kuidas need sümptomid ära tunda? Sümptomid näiteks depressiooni puhul on inimestel erinevad, kuid samas on ka kattuvaid jooni. Ongi selline püsiv meeleolulangus, motivatsioonipuudus näiteks, suutmatus või tahtmatus näiteks voodist üles tõusta või teha selliseid lihtsaid toiminguid enda eest hoolitsemise, näiteks nagu hammaste pesemine või duši all käimine, aga see on juba siis, kui see depressioon ikka päris peal on. Ärevuse puhul on näiteks see, et seletamatu ärevus,
turvalises keskkonnas, tekib selline tunne, nagu mingi oht hakkab kuskilt tulema, aga tegelikult kõik on jumala okei. Võib-olla ülemõtlemine või isegi sundmõtted. Aga mida me saame nagu teha, on märgata neid muutuseid. Ja kui me pole varem nagu otseselt tähelepanu pööranud, siis me ju ei tea ka tegelikult, mida märgata. Ja ennetada on muidugi ka võimalik, aga mis siin võib olla sellised sellised tegurid ongi näiteks seksist on selline mõtteviis, et ma ei tea, ma täna ei taha või ma ei viitsi või selline libido langus nagu selline näiteks. Aga võib-olla ka üleseksimine? Võib-olla ka see on ju, vastupidine reaktsioon on ju. Võib-olla näiteks meeste puhul on keeruline näiteks erektsioone hoida või üldse neid saada on ju. Võib-olla on selline põgenemine või siis sõltuvuskäitumine, et ma hakkan näiteks kas rohkem alkoholi tarvitama või rohkem näiteks, ma ei tea, nikotiinitooteid tarbima. Et see on hästi selline lai mänguväljak, millest nagu tähele panna neid märke. Mida sa ütled nagu neile inimestele, kes enda õigustuseks, miks neil on see nagu ärevus või miks nad kogu aeg mõtlevad seda, otsivad seda ohuallikat, on see, et minul on küll öelnud mõned sõbrad, et kui ma jään uskuma, et elu on lill, et siis juhtub kohe tegelikult mingi jama ja et nagu ta püüab ennast kaitsta sellega, et ma kogu aeg mõtlen, et midagi tuleb, et siis mind ei üllata see ebameeldiv. Mis sa ütled selle kohta? Ja, see on see, et ole valmis kõige hullemaks kogu aeg või? Ja. Ühelt poolt ju häid asju on ka olemas ja teiselt poolt me teame, et igasuguseid ohte võib varitseda. Aga kui ma keskendugin nendele teemadele, mis ei ole minu kontrollida, siis tegelikult see ju mõjutab mind päris suurelt. Kui vastupidiselt ma keskendun sellele, mis on minu kontrollida, mida ma saan juhtida, siis ma tegelikult ju kulutan hulga vähem energiat. Ja su aju saab puhata, eks ta ei pea kogu aeg skanneerima, et kus see mõõkhambuline tiiger välja hüppab. Just. Jaa, aga mida ütled sa sellistele meie kuulajatele ja võib-olla just ka meestele, kes kuulavad seda saadet, et kes mõtled, et see vaimse tervise teema, see mind ei puuduta, ma olen nii kõva, et see teema on tegelikult nõrkadele. Ja see on täitsa selline äratuntav joon minu enda puhul, sest kunagi olid minu jaoks lihtsalt need sõnad depressioon ja ärevushäire. Ma ei teadnud, mis need tähendavad ja ma kuulsin igasugused legende selle kohta, üldse ravi kohta, ravimite kohta. Ja siis, kui mul endal see välja lõi, siis ma sain sellest päriselt aru, mida see tähendab. Kuigi mees ju tegelikult tahabki olla tugev, ta tahab ise hakkama saada, võib-olla vähem sellist abi küsida, kuid vaimne tervis on midagi sellist, millest sõltub väga palju sellest, kui mul näiteks on pere, kui mul on näiteks mingid kohustused, näiteks kodulaen või näiteks autoliising, pluss ka siis vastutada oma pere eest, kui mul vaimne tervis... Partnersuhte eest kas? Näiteks, ja kui mul vaimne tervis ütleb üles, see võtab mul tegelikult kõik asjad ära. Näiteks mul oli see, et ma ei saanud tööl käia enam, ma ei saanud inimestega suhelda, absoluutselt kõik kadus ja siis pidin ennast ju haiguslehele viima või võtma ja see röövib nagu kõik elujõu, kõik eluisu ja tahad nii väga hakkama saada, aga samas ei saa. Jällegi, kui inimene, kui pingutada ja käia pinda, et võiks tegeleda, siis õhtu lõpuks on ikkagi see, et me saame aidata seda inimest, kes on nõus abi vastu võtma, sest mul endal läks täpselt samamoodi päris mitmeid kordi ebaõnnestumiseks selleks, et üldse aru saada, et abi on okei küsida ja abi on okei vastu võtta. Ja on okei ka iseenda juures muutusi teha. Just, täpselt. Ja. Aga ütle võib-olla mingisugused 3 esimest sammu, mida inimene, kes soovib enda juures seda olukorda muuta, et millest siis alustada? Minu arust kõige suuremad ebaõnnestumised tulevad siis, kui me seame endale ülikõrged ootused, ülikõrged eesmärgid. Meil on vaja küll suunda, kuhu poole liikuma hakata, kuid jällegi nendes lihtsates tegevustes peitub nii suur võlu, et kui ma näiteks hoolitsen enda eest sellisel viisil, et ma luban endale puhkehetki, juba see aitab mul mõelda. Aga kui ma näiteks ei tea, mis minuga toimub, siis mind ennast näiteks aitab mõtet üles kirjutamine, siis ma näen, mis minu juures toimub. Traditsiooniliselt
ikkagi perearstist saab kõik alguse, kindlasti soovitan pöörduda oma perearsti poole, käia regulaarselt kontrollis, kui ma ei tea, see ei tule välja, siis on ka teenusepakkujaid, kes teevad tervisekontrolle ja analüüse, mis aitavad siis kas midagi kinnitada või midagi välistada, aga kõik see esimene samm, kuidas üldse iseenda eest rohkem hoolt kanda, ongi olla kõigepealt tähelepanelikum, mis toimub, lubada puhkehetki endale ja kui tõesti näiteks midagi kestab, mingi seletamatu asi rohkem kui 2 nädalat, no siis on ilmtingimata kriitiline aeg kuskile pöörduda. Või kas veel see, et kui inimene jääb tihedamini haigeks, eks, ta ei tulegi enam nagu nendest välja. Ma usun, et meil on tegelikult natuke ümber saanud see kultus, et ma ei võta kunagi haiguslehte või ma käingi haigena tööl. Et sellega me tohutult ju kulutame ennast. Ma loodan tõesti, sest kui ma ennast kogu aeg rebin nii-öelda tükkideks, ei luba endal taastuda, ma kogu aeg mõtlen oma kohustuste peale või tulemuste peale, unustades siis iseenda eest hoolitseda, siis ma tegelikult ju tekitan endale aina rohkem seda pinget, stressi. Jällegi ma pean mainima, et sellised pingutused on väga okei vahepeal ennast täiesti lõhki rebida, ohverdada, kuid sellele peabki järgnema taastumine. Ja peab tunnustama ennast, mida ma tegin, eks, ja tähistama seda, eks, väiksed võidud. Aga siis ka puhata. Aga ma ise mõtlen ka, et sageli ju, ja sa oled välja toonud ka seda, et see trenn on okei ja enda pingutamine okei on, aga inimesed ju sageli loodavad ka seda, et ma lähen trenni, ma teengi ennast oimetuks trennin või ma lähen siis ööklubisse, ma rohkem pidutsen ja et asjad lahenevad iseenesest. Kas nad ikka lahenevad? See võib selline mulje tekkida. Ma olen mõlemal pool olnud, ma olen see elupõletaja olnud, teinud igasuguseid mõnuaineid, tarvitanud, ma ei tea, ma imestan üldse, et ma elus olen, et see alkoholisõltuvus oli ka ikka päris käest ära. Ta töötab ju tegelikult, ta tekitab sellise mulje, aga see on ajutine, ta töötab täpselt nii kaua, kuni see kõik süsteemis on. Ja tegelikult see on ennast tootem nõiaring. Jah, sest on alati vaja juurde, ja kui ei saa, siis on jõhker langus, eks ole. Ja tegelikult on ju paljudel inimestel see juba, ütleme, ring, kus sa reede hommikul tead, et nüüd läheb õhtul peoks ja pühapäeva hommikul või pühapäeva õhtul püütakse siis kuidagi moodi saada jalgele. Kui hästi läheb. Ja kui hästi läheb, ja. Aga vastupidiselt see trenni teema on ju ka, et trenn on väga hea, mida teha, sellepärast seal on ju tuleb see dopamiin aeglasemalt. Sa pead küll pingutama palju, sa pead tegema seda, mis sulle ei meeldi, aga sa saad selle auhinna, mis on kauakestev, ehk siis kõik need endorfiinid, kõik see dopamiin, mis sealt tuleb. Ja trenni puhul on ka see, et kui ma pingutan üle, siis mu keha annab samamoodi mulle märku. Jällegi, mida raskem mul on midagi teha, seda vähem ma seda teha tahan. Ja näiteks see Atomic Habits raamat, see soovitab alati teha endale tegevus võimalikult lihtsaks, et sul ei ole seda võimalik tegemata jätta. Et näiteks seesama see trenn, võib-olla esimene mõte tekibki jõusaalist räme rassimine käib, eks ole. Võib-olla teha ta natukene lihtsamaks, et näiteks lugeda trenni alla juba see, kui ma näiteks liigun jalgsi, kui ma käin vähemalt 20 minutit värske õhu käes ringi või kui ma suudan näiteks trepist liikuda ja sealt hakata üles ehitama seda trenni iseenda jaoks, et just see oleks minu jaoks trenn. Mida sa ütled neile, kes on jälle trenni hoolikud? Millal inimene saab aru, et see on asendustegevus? Päris asjade, et enda sisse vaadata? See on hea küsimus. Selles osas see võib ju... Oled sa nendega ka kokku puutunud? Kusjuures ma ise olen paari inimese küll tuttav, aga samas see vist muutubki nagu selliseks identiteediks äkki. Ahah, et see on palju turvalisem. Ma tean, kus mu aeg on, ma viidan pärast tööd iga päev jõusaalis. Jah, sest näiteks see, et kui minu käest küsida, et kas ma olen depressioonist või ärevushäirest terveks saanud, eks ole, siis ma vastan ei, aga just sellepärast, miks nii? Miks sa vastad niimoodi? Just sellepärast, et ma ei ole sellest, see ei ole nagu saavutamine. Ma ei saa seda saavutada. Aga mida ma olen suutnud teha, on see, et läbi oma tegutsemise, läbi oma elumuutuste, läbi oma põhimõtete muutmise, sellise sisekaemuse tegemise abil olen siis saanud, või tegelikult ma ei saa öelda, et ma olen saanud, vaid ma olen siis proovin olla iga päev inimene, kellel on hea vaimne tervis ja hea füüsiline tervis. Et see on nagu mingi liini peal olek või mingi mentaalse, ma ei tea, kas sellise,
kuidas seda võiks öelda, kas see on mingi vaimse heaolu tasemel viibimine, mitte see, et ma jõudsin finišisse? Ja, et on ju, see ei ole nagu selline sihtkoht, vaid see ongi nagu selline pidev teekond, seal on paremad päevad, seal on halvemad päevad ja minu ülesanne ei ole nagu siis anda endast parim iga päev, on ju, minu ülesanne on anda endast parim täna. Ja kui täna saab läbi, on ju, siis mul on uus täna tulemas, mis on siis homme, eks ole. Ja kui ma näiteks suudan täna endast näiteks anda 50% ja ma annangi endast päriselt 50%, siis ma andsingi tegelikult ju maksimumsoorituse. Kui homme ma näiteks suudan 60% endast anda, no siis on juba parem, on ju. Aga mul on ka neid päevi, kus ma ei taha üldse elust osa võtta, aga ma ikkagi proovin midagi enda heaks teha, on ju, et mul läheks see nii-öelda linnuke kirja, et ma ikkagi tegin midagi. Kas see võibki olla nagu see oluline komponent, ma mõtlen sind kuulates, et inimene jälgib ka seda, et kuidas ta toitub. Et kui tal on ikka veresuhkur all, siis ei ole loota, et mul on seal liblikad kõhus ja ma jooksen ringi ja ootan, millal maailma emmata. Jah, see on ju nagu armastus käib kõhu kaudu, on ju, siis ka nagu väga suuresti toetab üleüldist tervist ju toitumine. Et inimene muutub ajas. Organismis käivad sellised muutused läbi, kas siis nagu vanuse tõttu või lihtsalt selliste elustiililiste harjumuste tõttu, on ju. Aga kui ma suudan ka jälgida, milline on minu enesetunne pärast söömist ja mida ma just olen vahetult söönud, see annab mulle ka tegelikult ju signaale, kuidas ennast juhtida. Näiteks mulle jõhkralt meeldib kohvi. Aga ma olen ise ka ajas muutunud ja minu see kalduvus stimulantide juurde on tohutult suur, aga mingi hetk ma sain aru, et ma pean natukene maha tõmbama seda kohvi tarbimist ja natukene juhtima seda, sest muutused olid enesetundes, ärevust oli tunda rohkem, mis ma otsisin. Et su närvid olid juba niigi ergud. Ja, täpselt. Mida sa ütled, Silver, nendele inimestele, kes on võib-olla ka püüdnud neid soovitusi täita ja järgida ennast, aga kes langevad ikkagi nagu sinna alla ja ütlevad, et lõpuks, et minu juures see ei tööta. Ma olen proovinud või ma olen lugenud küll, aga minu juures see ei tööta. Ja hästi lihtne on tõsta käed püsti ja öelda, et see ei tööta või see pole minu jaoks, kuigi neid valikuid on tohutult. Ma olen ise samamoodi teinud, öelnud, et see ei tööta minu jaoks, ma olen kõike proovinud. Samas, kas ma olen kõike proovinud? Kindlasti mitte. Lihtsalt see sama, millest me enne rääkisime, on ju, et tuleb tegevus teha võimalikult lihtsaks, et mul ei oleks seda võimalik tegemata jätta. Ja ma kõigepealt võib-olla võiksingi võtta ühe tegevuse või ühe muutuse ja siis hakata ehitama sinna peale. Ehk siis üks muutus, üks võib-olla mingi toitumisharjumuse muutus või elustiililine muutus. Ma hakkan selle eest hoolitsema igapäevaselt, kuni see muutub siis täitsa nagu automaatseks. Et ma ei peagi mõtlema, mul juba on sisse treenitud ja siis ma võin midagi järgmist võtta sinna. Et näiteks joomise puhul ma olen alati ebaõnnestunud, kui ma ütlen, ma ei joo mitte kunagi. Ja siis ma võtsin endale, ma ei joo täna. Ja see täna oli 26. jaanuar 2021 on ju, ja kestab tänase päevani ilmselt nagu läheb. Väga äge! ja sealt on ju, et seda teha on ju, ma pidin jalutama ja jalutamine oli tehtav, iga päev kas või ja siis on ju kunagi hiljem mõned kuud on ju vaikselt matkama ja niimoodi ehitadki, eks ole. Silver, kuidas sina nüüd sellest, kui sa sellest depressioonist ja ärevusest välja kõndisid, ütleme, kuidas sinust sai see kogemus nõustaja, miks sa just selle valiku tegid? Ja miks sa lõid selle kodulehe Terve vaim? Sest kodulehe ma lõin kusjuures sellepärast, et sihukest ei olnud olemas, ma ei mingi, ma saan olla esimene. Aga kogemusnõustaja, miks siis? Kui ma mõtlesin selle peale, mida kõike ma pidin läbi elama, kõik need enda süüdistamine, selline põhjas olemine, keegi ei aita või ei oska ise ennast aidata ja siis hakkasin sealt lõpuks pärast kõiki neid ebaõnnestumisi nägema lootuskiiri. Siis tuli nagu selline tunne, et kuuled kuidagi teiste jutte ka, kes on kas siis sarnaseid läbielamisi tundnud, et kui pikad need järjekorrad on ja kuidas on selline üldine tunne, et kuidas ei mõisteta või mõistetakse hukka hoopis vastupidiselt ja samas on ju, et ei ole nagu ka sellist diskussiooni otseselt, et on kuidagi nagu sellised professionaalid räägivad ja siis on need inimesed, kes on kas midagi läbi elanud või juba nagu taastuvad ja siis on kuskil hunnik inimesi, kes on teadmatuses. Et seda ühenduslüli puuduseks. Ja siis see tundus kuidagi nagu, endal oli ka selline, et okei,
sellest on võimalik välja tulla, kõik, kes on öelnud, et ei ole võimalik, siis mul tekkis ka selline tõestamise tunne või nagu tahtsin murda seda stigmat nagu vägisi lihtsalt, et on võimalik taastuda ja siis samas, kui ma vaatasin seda enesetappude statistikat, no see on ikka päris kole, 2020 210 inimest, 2021 186 inimest, et no see on ikka päris palju. Ja nad võiksid olla täiesti meiega veel, eks. Ma tean, et sa teed sisekoolitusi ettevõtetele, et millest sa seal räägid? Seal ongi, me tuletame meelde, mis meil vaja on üldse, et iseennast hästi tunda ja mida meil on vaja, et tiimina ennast hästi tunda. Ja vahepeal on see vastupidi, et me jahime mingeid tulemusi, eesmärke ja kui me neid jahime, no ma olen ise 3 korda läbi põlend müügitöös ja just sellepärast, et ma unustasin iseenda eest hoolitsemise. Ja samas, kui me õpime rääkima sellistel teemadel nagu näiteks vaimne tervis või füüsiline tervis ka töökeskkonnas, sellisel turvalisel viisil, just et saaks usaldada, et ei oleks sellist hukkamõistu, et kaoks ka see häbitunne, et kaoks ka see, et nüüd kui ma midagi endast jagan, et mind ei lükataks kas grupist välja või hüljataks, et ma endiselt kuuluks, siis tegelikult kui me neid harjutusi teeme seal, räägime vaimsest tervisest, jagame üldse, mis on meie näiteks isiklikud väljakutsed, siis ongi kolleeg näiteks vaatab peale, elu sees ei oska arvata, et tal on ka võib-olla mingisugune vaimse tervise väljakutse. Aga samas, kui me teame, et meie tiimis on tegelikult kõik inimesed omamoodi eripärade ja omamoodi tugevustega, siis seda rohkem hakkame üksteist usaldama, me teeme koostööd, me ei tööta teineteisele vastu, me oskame küsida abi, me oskame toetada. Ja me mõistame ka võib-olla paremini neid nii-öelda väikeseid kiiksusid, mis meil endal on, eks, mida me tavaliselt ei näe. Täpselt, ja see võib-olla innustab ka seda, et ma ei istu sul üksi nurgas, ei tee vägisi head nägu, vaid ma reageerin aegsasti ja sekkun, ja hoian ennast võib-olla kõige sellest hullemast, läbipõlemisest, depressioonist, ja samal ajal, kui me oskame endast hoolitseda, oskame tiimi eest hoolitseda, siis see kõik peegeldub ju tulemustes. Kui altid on üldse Eesti ettevõtted selliste teemadega tegelema? Ma ju ise ka tean, et ütleme, et on ju ka põlvkondade viisi juhte, kes on nii-öelda selle karmikäepoliitika armastajad ja nad selliseid muresid ei tunnista. Jah, selles mõttes peaasi on siin teinud kõva töö. Selles osas ju nad jagavad neid vaimset tervist väärtustavad ettevõtetele, neid organisatsioonidele, neid tähiseid, et aitame toetada vaimset tervist. See aasta vist sai 136 ettevõtet. Eestis on vist kokku ettevõtted, päris 100 000. Et on veel minna, eks ole. Aga ma ise arvasin samamoodi kunagi, et see, et mis minu sees toimub, see nagu peab jääma täpselt sinna kodu ukse taha, eks ole. Et kui ma tulen tööle, siis ma seda kaasa ei võta, mis mõnes mõttes on küll õige selles osas, et kui ma ise tulen mingisuguse meeleoluga, eriti kui ma töötan tiimis, ma võin seda edasi kanda, eks ole. Ja kui ma annangi endast parima kogu aeg, see on ka hea, samas kui nagu keegi kuskilt otsa lahti teeb, ettevõtted samas nagu tunnevad ise ka huvi, kuidas enda töötajaid toetada. Kas juhid on hakanud märkama tervisemuresid? Ma arvan küll, teadlikkus on küll tõusnud ja eks siin ju toimub ka, ma ei saa öelda nagu põlvkondade vahetus, aga ikka, ma arvan küll, et on toimunud tasapisi ikka. Ja siis on nagu see teadlikkus ka äkki suurenenud. Ja ongi, meil on ju siin hästi palju neid raputusi ka olnud, pandeemia, igasugused muud asjad. Sõjad, mis ka veel seda ärevust hoiavad ja muret ja kõike sellisteks. Meil hakkab saateaeg paraku läbi saama, et mida sa ütled lõpetuseks neile, kes praegult ongi selles seisus, et ta tunneb, et sein on ees? Ma ütleks niimoodi, nagu mu üks väga hea psühhiaater ütles, et vaimse tervise toetamine, see saab tegelikult alguse tossude kaudu, et ongi füüsiliselt aktiivne eluviis, vastavalt täpselt sellise koormusega, nagu on võimalik tollel momendil. Kindlasti küsida abi. Selles osas, kui üksi enam ei saa, siis see ei ole midagi sellist, mis läheb iseenesest üle. Ja on paremaid päevi, on kehvemaid päevi. Kui ma ei tegele nende põhjustega, siis ma võib-olla ei saagi sealt august välja. Sümptomite ravi on ka, üks töötab väga hästi, aga kui ma seda põhjust endiselt ei tea, siis ka see endiselt keeb selle mingi asja katte all. Täpselt. Ja samas see teekond on äärmiselt ilus, sest potentsiaali on, et sa võid avastada iseendast inimese, kellest sul polnud õrna aimugi. Kõik need ebakindlused, kõik need, mis iganes häbitunded, et kui nendega tegeleda, sealt koorub välja üks ilus, tugev, enesekindel inimene.
Jaa, aitäh ja Silver, nende mõnusate mõtetega me jääme praegult hüvasti ja täna oli stuudios kogemusnõustaja Silver Kleiman-Leiman ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.